loote ultraheli ja Doppler-uuring raseduse 3. trimestril. Ultraheli ja Doppler-uuringut tehakse kõhukaudse anduriga raseduse 34. kuni 36. nädalal. Selles raseduse järgus on lootel juba välja arenenud kõik elundid ja kestab kasvu ja küpsemise periood. Loode kaalub sellel ajal 2400 kuni 2600 grammi. Ta pikkus on 44 kuni 46 sentimeetrit. Loode sarnaneb keha proportsioonidelt vastsündinuga. Enamik neist on keeranud ennast peaseisu. Tal on välja arenenud näomiimilised lihased ja ta oskab juba naeratada. Loode on võimeline avama silmi. Silmareetina ja aju vahel on olemas ühendus ning lootel on silma tekkinud pilk, mis on iseloomulik mõistusega inimesele. Aju käbinääre on hakanud tootma hormooni melatoniin, mis kujundab lootel välja ööpäeva rütmi. Loode magab sel perioodil ööpäevast 90 kuni 95%. Lootel on välja arenenud juba kõik 5 meelt. Ta näeb läbi ema kõhukatete läbikumavat valgust, ta on suuteline kuulma ema üsast väljaspoolt tulevat isa häält, ta hingab ja neelab lootevett ning tunneb selle lõhna ja maitset, tal on olemas nahapuute ja valutundlikkus. Lootel on olemas, nagu ka vastsündinud lapsel, kulmud, ripsmed ning varba ja sõrmeotsi katavad küüned. Osal loodetel on ka juuksed. Süda tuksub 120 kuni 160 korda minutis. 2 korda kiiremini kui emal ehk niisama kiiresti kui ema ja isa süda kokku. Loote ultraheli uuringul hinnatakse platsenta asetsust, suurust ja küpsust. Oluline on täpsustada, et platsenta alumine serv ei kataks emaka kaela ega takistaks lapse sündi. Eelnenud keisrilõikuse korral on võimalik hinnata emaka armi terviklikkust, mis on oluline info sünnituse juhtimise plaani koostamisel. Hinnatakse lootevee hulka, et seda poleks liiga vähe või liiga palju. Oluline on hinnata, kas loode on peaseisus. 3% juhtudest jäävad looted tuharseisu. Sellisel juhul on võimalik haigla tingimustes naisele pakkuda loote välist pööret. Mõõtes loote kolju suurust, kõhu ümbermõõtu ja reielu pikkust on võimalik hinnata loote kasvu ning ligikaudu ennustada lapse sünnikaalu. See annab võimaluse üles leida looteid, kellel on tekkinud hiline üsasisene kasvupeetus ja kelle kasvu ja heaolu seisundit tuleb tulevikus sagedamini hinnata. Loote sünnitähtaega ei saa enam täpsustada. Mõõtes ultraheli ja Doppler-uuringuga emaka arterite, nahaväädi arterite, ajuarterite ja maksasisese veresoone tuktusvenoossuse verevoolu indekseid saab hinnata loote heaolu seisundit. Nimetatud ultraheli uuringu ajal on võimalik pere soovil hinnata ka lapse sugu. Ultraheli uuringu lõppedes tutvustatakse perele tulemusi ja selgitatakse täpselt võimalike kõrvalekallete olemust, põhjust ja prognoosi lapsele. Antakse soovitusi loote edasise jälgimise kohta. Oluline on teada, et enamik loodetest kasvavad ja sünnivad tervetena